Tere õhtust! Kevadine pühapäev on õhtusse jõudnud ja on aeg teha tagasivaade lõppeva nädala eredamatest linnaelu sündmustest. Sel nädalal toimus nii mõndagi. Linlasi võib-olla enim üllatas see, et nüüd hüvitatakse ka nende esimene haiguspäev. Lõppeval nädalal algas viimaks ka Linnateatri kauaoodatud ehituse algus ning selgus, et Tallinna üks eesmärk on saada kliimaneutraalseks linnaks. Tallinna Panoraam alustab. Kauaoodatud Tallinna Linnateatri uue maja ehitus võib nüüd alata. Ehitajale maja peaukse võtme pidulikult üle andnud peanäitejuhile Elmo Nüganenil oli põhjust meenutada ka teatrimajaga seotud nostalgilisi hetki, mis tänaseks on saanud mälestuseks. Mõned teatripeod meie teatri algusaastatel ja meil kõigil oli meripõlvini. Tallinn on võtnud eesmärgiks saada kliimaneutraalseks linnaks. Esimeste märksõnadena võib linna planeerimise kavas välja tuua kiirtrammid, renoveeritud majad, asfaltkatte vähendamine ja uuenduslik kliimaneutraalne linnaosa. Kõik energia toodetakse koha peal, aga mõeldakse ka siis koha peal toidu tootmisele, mis võiks olla täiesti linnade tulevik. Vaatamata viiruse levikule kipuvad inimesed ikka haigussümptomite ilmnedes tööle minema. Et peamiselt tehakse seda sissetuleku vähenemise kartuses, otsustas linn hakata hüvitama tallinlastele ka haiguslehe esimese päeva. Et see tegelikult on väga suur samm inimest väärtustava töökeskkonna poole, et ta ei pea valima nagu töö ja tervise vahel. Alles eile tähistati rahvusvahelist teatripäeva. Tõsi, seekord küll ilma publikuta ja eriolukorrast tingituna üsna vaikselt. Sellegi poolest räägib meie esimene lugu just teatrist. Aastakümneid uut maja oodanud Tallinna Linnateatrist, kus lõpuks ometi algavad reaalselt uue maja ehitustööd. Aastakümneid on oodatud Tallinna Linnateatri vanalinna kvartali rekonstrueerimist. Rahvusvahelise teatripäeva eel astuti oluline samm lähemale ühe suure unistuse täitumisele. Sel nädalal anti Laia tänava teatrikompleks üle ehitajale. Teatri uuendamine ühendab endas moodsa ning kadunud aegade ilu. Tegu saab olema 100 ehitusega. Kindla peale on ta 100 ehitusega vähemasti Tallinna jaoks ja loomulikult kogu Eesti jaoks, sest et unikaalne objekt unikaalses kohas. 30 aastat tagasi oli siin esimest korda suur ootus, et kohe hakatakse maja ehitama ja see kuidagi kätte jõudnud. Ja siis veel pea 10 aastat tagasi oli taas kord ootus, et hakatakse ehitama, ent seda ehitamist siiski ei alustatud. Tallinna Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen on teatrikompleksi uuendamist oodanud alates aastast 1992, ajast, mil ta teatrisse tööle asus. Selle hooaja lõpus lahkub mees oma ametikohalt ning teadmine, et Laia tänava ajad kuuluvad edaspidi minevikku, tekitab temas omajagu nostalgiat. Aga ma püüan seda nostalgilist tunnet ikka valitseda, et ma ei vajuks päris melanhooliasse või kurbusesse. Aga loomulikult on ju igasuguseid mälestused. Meie inimesed ei ole ju mälestuste vastu kindlustatud. Milline on teie jaoks kõige südant soojendavam või erilisem mälestus seoses selle hoonega? Ma arvan, et mõned teatripeod meie teatri algusaastatel. Tundus, et kõik on võimalik ja meil kõigil oli meripõlvini. Sõber, kui ehitad maja, tee sellele suured aknad, et päikese selged kiired sisse neist paistma ei lakkaks. Sõber, kui ehitad maja, tee sellele suured aknad, nii suured kui üldse suudad, nii suured tee sinna tingimata. Teatrikompleksi rekonstrueerimise käigus ehitatakse sinna 2 uut hoonet. Uuendatakse olemasolevaid ja rajatakse ka uusi teatrisaale. 130-kohaline Black Box, vabaõhulava 500 vaatajale ning sisehoovi valmiv uus kõige kaasaegsema tehnikaga 350-kohaline põrgulava koos lavatorniga. Eriliseks teeb selle saali veel ka see, et ta on väga sügav. Kui tavaliselt
on meil, ütleme niisugune on ruum, eks ole, siis 2/3 läheb publiku alla ja 1/3 läheb siis lava alla. Siin on proportsioon on aga teine, siin on publik all on 1/3 ja 2/3 on lava sügavust. Ehk see on väga sügav lava. Kui vaadata lavale, on sul tunne, et see on väga suur ja sügav lava ja kui vaadata lavalt saali, siis on tunne, et sa oled nagu kammersaalis või et publik on üsna lähedal sulle. Rahvusvahelisele arhitektuurivõistlusele esitati 2018. aastal 13 osalemistaotlust ja ideekavandit. Nende seast valiti välja võidutöö, milleks on ideekavand nimega Paviljon. Ehitushankele laekunud 4 pakkumisest võitis ehitus 5 EKO. Linnateater on ikkagi selline objekt, et teist sellist objekti ei ole Eestis lihtsalt, et ta on ikka väga vastutusrikas tegevus, et see ei ole nagu, siin ei ole ühtegi standardset tavapärast nii-öelda lahendust. Me lähme nende ehitustega tegelikult tänastest tänavafrondist 2 korrust ehk mingi 8 meetrit allapoole, et siit seinte või nii-öelda katete alt maa sees võib välja tulla kõikvõimalik ootamatus, et selle vastu ei ole nagu keegi kaitstud. Ja linna ülesanne on olla heaks partneriks ja vajadusel ka abiliseks, sest et kahtlemata nii keerulisel ehitusobjektil kindlasti mõni küsimus või küsimärk või väike probleem või suurem probleem kindlasti ette saab tulema, aga probleemid on selleks, et neid lahendada. See saab olema imeline avatud ala, teatrimaja, teatrisõbrale, ka linna külastajale. Arenduse kogumaksumuseks on kavandatud 28,4 miljonit eurot. Uuendustega kasvab publiku arv kuus seniselt 6000 kuni 10 000-ni. Tagasi ajaloolise hõnguga ning täiesti uuenenud teatrisse naastakse plaanide kohaselt aastal 2023. Vahetult enne Laia tänava teatrimajas suure remondi algust leidis Elmo Nüganen mahti jagada oma unistusi ja eesmärke, mis teatriga seotud. Ma kunagi sellega enda jaoks sõnastasin, et ma tahaksin töötada sellises teatris, kus iga see inimene, kes sõltumata oma ametist tahaks selles teatris töötada. Ehk teisisõnu kõikide osakondade töötajad tahaksid, kui neil on võimalus valida, nad tahaksid töötada just nimelt selles teatris. Et ma ise tahaksin töötada sellises teatris. Ehk ma tahaksin luua sellist teatrit, kus ma ise, kui ma oleksin pilettöör, koristaja, näitleja, lavastaja, valgustaja, helimees, kes mis osakonnast, ma tahaksin just nimelt selles teatris töötada. Ja üks asi veel. Mis puudutab truppi, ma tahtsin, et oleks selline trupp, kus ei oleks näitlejad, kes mängivad Hamleteid ja näitlejad, kes mängivad Hellepardi hoidjad. Et täna mängid Hamletit, homme hoiad Hellepardi käes, aga teed seda ühtviisi mõlemat hästi. Ehk on väike roll või suur roll. Ja selle nimel tegin ma kõvasti tööd või pingutasin, ma arvan, selle nimel. Et kuivõrd me peame kogu aeg tunnetama teatrit kui ajapeeglit, et ajastu peeglit, see on eriti praeguses meeletus muutuste maailmas. Ma arvan seda, et see on samamoodi võib küsida, kas teater on sotsiaalne või ei ole sotsiaalne, kas teater peab olema sotsiaalne või ei pea olema sotsiaalne, kas ta peab kõnetama. See on sama küsimus. Et minu meelest, kui inimesed on saalis ja nad käivad ühte lugu vaatamas, siis sõltumata sellest, millest see lugu räägib, see lavastus või teater, see on sotsiaalne. Sest need inimesed, miks nad muidu vaatavad seda? Seesama see, et ajastu peegel, eks ole, ja ma olen sellega nõus, aga kui seda ei saa kuidagi mõelda sedapidi, et me peame olema kogu aeg siis nagu peegeldama midagi. Kui meie oleme ju samast grupist, samast sootsiumist tuleme,
kus samas ühiskonnas elame ju vaatajatega. Kui me kõneleme iseendaga, siis me kõneleme ka vaatajaga. Kui see lugu ei kõneta ei mind ega minu kolleegi laval ega veel järgnevat ja veel järgnevatki, siis on tõenäosus, et see ei kõneta ka inimesi saalis ja inimesed ei tulegi vaatama. Ehk teisisõnu, mina arvan, et iga lugu, mis kogub vaatajaid ja kus inimesed istuvad saalis ja nad tahavad vaatama tulla seda ja ongi teinud ja vaatavad seda ja reageerivad tähenduses, et nad kas mõtlevad kaasa, on sellega nõus või ei ole nõus, naeravad, nutavad, kõik niisugused asjad. Siis teater ongi selle hetke peegel, ta peegeldabki seda. Vastasel korral ta peegeldab tühja saali. Ja kui ta peegeldab tühja saali, siis võib öelda, et see lugu ei ole, ta ei peegelda seda, ühiskonda ei peegelda seda, mis ühiskonnas toimub. Aga kui me räägime selle maja järeltulijast, siis kes võiks olla, kes võtab Elmone Kannoni saua üle? Jaa, ma olen kindlasti ma ei tahagi niimoodi mõelda ja ma ka ei mõtle niimoodi. Sellepärast, et mida kiiremini siit majast minu hais ära läheb, seda parem, sest see teater peab elama oma iseseisvat elu. Siia, kui tulevad uued inimesed, siis uued peremehed, kui me räägime, eks ole, majja, siis peab olema juba nende arusaamad, ja ma ei taha, ma ei ole mingi niiditõmbaja, ma ei taha, et kusagilt paistaksid nii pikad kõrvad kellegi selja tagant, et ma niisuguse asjaga ei tegele. Soovin lihtsalt, et läheks hästi, et teater leiaks need inimesed, keda siia on hädasti vaja ja need inimesed leiaksid selle teatri. Et toimuks niisugune hea ilus kokkupõrge avakosmoses satelliidi ja siis selle ja maalt saadetud raketi vahel ja kõik ilusti klapiks ja läks tööle. See on siis üks nendest nägemustest. Ja, just. Okay. Ja kui see toimub, see peab toimuma loomulikul teel ja mina ilma vahele sekkumiseta, ma ei taha vahele sekkuda, sest mina ei jää siia tööle. Seda tuleb mõista niimoodi, mitte nii, et mul on kama 2, vaid ma ei jää siia teatrisse tööle. See tehiskaaslane, mis seal kosmoses ringlema hakkab, see peab olema jaam nende inimeste jaoks, kes selles jaamas töötavad. Ja hästi toimiv jaam. Ja ongi kõik. Mind seal jaamas enam ei ole. Ja seetõttu see peab olema see... Need inimesed peavad tundma ennast seal hästi. Jätkame nüüd aga teistel teemadel. Tallinna linn hakkab ellu viima suur projekti Kliimaneutraalne Tallinn. Ette on võetud pikk tee, mis viib linna elukeskkonna ja elukvaliteedis sootuks uuele tasemele. Kliimaneutraalsus tähendab, et meie inimesed ei sea ohtu looduse iseregulatsiooni võimet. Linna arendus tuleb vaadata terviklikult, kus majandustegevus toimib linnakeskkonda rikastavalt. Kliimakava on planeeritud läbi energiakasutuse, transpordi, bioloogilise mitmekesisuse ja ringmajanduse. Siin tulebki vaadata nagu terviklikku vaadet ja see terviklik vaade tuleb tegelikult läbi linna planeerimise. Et kui me vaatame hoonestuid, hoonete paiknemisi, siis me peame vaatama sinna juurde tänavavõrgustikku, ühistranspordivõrgustikku, uusi plaane autoteedeks, trammiliinideks, rattateedeks ja ei saa ära unustada ka rohealasid, parke, puistuid ja ringmajandusse viimane plokk, see on hästi lai teema nüüd, et siia võib võtta juurde nii olmejäätmete sorteerimise, pakendite eraldi kogumise, biojäätmete eraldi kogumise kui ka ringmajade kontseptsiooni, mis on arendamisel, ehk siis väikeettevõtted saaksid võimaluse töödelda ümber vanu materjale ja sellest toota midagi täiesti uut.
Suuri muudatusi on miljonite eurode eest oodata Tallinna ühistranspordi korralduses. Et muuta liiklemine sujuvaks, muudetakse täielikult ühistranspordi logistikat. Kaasajastatakse kõik bussi- ja trammi ootepaviljonid ning linn saab juurde uued kiirtrammiliinid. Kliimaneutraalse Tallinna loomiseks on planeeritud 150 miljonit eurot aastas järgmise 10 aasta jooksul. Pool sellest rahast tuleb siis uue perioodi 21+ perioodi Euroopa rahast. Ja Euroopa rahast on Eestil võimalik saada tegelikult üle 4 miljardi euro ja sellest omakorda, kui sinna sisse vaadata, siis 2 miljardit on võimalik sealt välja lugeda sellist roheliste siltide alt. Juba sellel aastal on ette nähtud 22 miljonit eurot koolide lasteaedade rekonstrueerimiseks, mille tulemusel viiakse energiakasutus vähemalt C-energiatasemeni. TalTechi targa linna kompetentsikeskuses töötatakse välja digilahendust kogu linnahoonete energiatarbimisest. Ülikool on välja töötanud ka paneelmajade renoveerimise elemendid, mis hoiavad energiat ja parandavad elukeskkonda. Vanas soojustamata majas ruumide kütmine moodustab väga suure osa hoone kuludest ja selleks on siis kahtlemata vaja hoonete soojustamine. Selline soojustusmudel aitab kulusid kokku hoida 50–70%. See on siis näide sellest paneelist, mis siia hoonele paigaldati ja kui me hakkame väljaspoolt tulema, siis siin on viimistluskiht, see on see, mida te näete väljaspoolt. Seejärel tuleb õhkvahe, et kõik niiskus, mis siia konstruktsiooni satub, pääseks siit ka välja. Järgmisena tuleb tuuletõke selleks, et tuul siis siia soojustus sisse ei pääseks, mis omakorda toimib ka soojustusena. Seejärel on puitsõrestiku vahel paks soojustuskiht. Lisaks on paneelides juba paigaldatud ka aknad. Õhupidava hoone puhul on potentsiaalne oht selles, et see õhk jääb umbseks ja selleks, et seda hoonet ventileerida, on siia samasse paneelide sisse ära peidetud ka ventilatsioonitorud, mis on ühendatud katusel asuva ventilatsioonikambriga ning värske õhk puhutakse ülevalt katuselt läbi seinas oleva ava, puhutakse meile tuppa. Koostöös eraettevõtlusega sünnib Tallinna linna uus kliimaneutraalne Hundipea linnaosa. Paljassaare sadama piirkonda rajatav linnaosa töötab nii nimetatud naturaalmajanduse põhimõttel. Oma elektrivõrk, oma kogukonnaaiad, haljastuse mitmekesisus, oma lasteaed, kauplused, gümnaasium. See tähendab uus elukvaliteet, mis lähtub rohelisest mõtteviisist ja rohelise linna ideest. Siin on siis arendajal eesmärk luua Tallinna esimene kliimaneutraalne linnaosa. Siin on liikuvus hästi korraldatud. Sa saad kiiresti ratta ja trammiga ja saad teistesse kohtadesse. Siin on hästi korraldatud majade energiavajadused, et kõik energia toodetakse koha peal, aga mõeldakse ka siis koha peal toidu tootmisele, mis võiks olla täiesti linnade tulevik. Tulevikku vaatava Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava loomisel saavad kaasa rääkida ka linlased ise. Tallinn ootab kodanike tagasisidet kliimakavale 7. aprillini aadressil rohepoore@tallinnlv.ee. Vaatamata viiruse levikule kipuvad inimesed ikka haigussümptomite ilmnedes tööle minema. Et peamiselt tehakse seda sissetuleku vähenemise kartuses, otsustas linn hakata hüvitama tallinlastele ka haiguslehe esimese päeva. Et see tegelikult on väga suur samm inimest väärtustava töökeskkonna poole, et ta ei pea valima nagu töö ja tervise vahel. Mitmed kultuuritegijad on koroonakriisis oma tegevuse interneti üle kolinud. Kas virtuaalkultuuril on ka tulevikku pärast piirangute lõppu? Me oleme lihtsalt jõudnud üha rohkem veendumusele, et enam tagasiteed ei ole. Et kui juba on mindud näitusi üle kandma ka virtuaalplatvormile, siis seda me kindlasti jätkame ka tulevikus, hoolimata sellest, kas meil on mõnest viirusest tingitud pandeemia või ei ole. Koroonaviiruse leviku tõttu on aasta algusest kehtestatud haiguslehtede hüvitamise uus kord. Kui inimene võtab haiguslehe, siis esimesel haiguspäeval jääb tal palk saamata,
kui just tööandja seda heasoovulikult ei hüvita. 2. kuni 5. haiguspäevani saab ta 70% oma eelmise aasta töötasu päevamäärast. 6. päevast alates jätkub 70% määr ning kuni haiguslehe lõpuni tasub seda haigekassa. Keskmine haigekassa poolt Tallinna elanikule makstav haigushüvitise päevamäär on 26,7 eurot. Nüüd hüvitab Tallinn kõigil elanikele haiguslehe korral ka esimese haiguspäeva. Sõltumata nende palgast makstakse neile esimese haiguspäeva eest 30 eurot. Selle nädala seisuga on 66% koroonaviiruse haiguskolletest Tallinnas töökohakolded. Nii mõnedki inimesed kipuvad tööle minema haigena. Inimesed kas siis arvavad, et siiski selline kerge kurguvalu või peavalu ei ole seotud kuidagi koroonaviirusega. Lähevad siiski tööle, viibivad teatuva aja töökollektiivis ja kui nende tervis siis halveneb kas päeva jooksul või kui ka järgnevatel päevadel, siis liiguvad sealt edasi juba koju testimistele ja saavad väga sageli tulemuseks positiivse vastuse. Kolmapäeval tegi Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatavaks, et linn hakkab hüvitama siinsete elanike esimest haiguspäeva. See on sotsiaalmajanduslik probleem, et inimesed ei julge haiguslehe vormistada, sest nad kardavad kaotada sissetulekus või tööandja seda eriti ei aktsepteeri. Juba nädal tagasi pöördus linn valitsuse poole ettepanekuga hakata hüvitama haigeks jäänud esimest tööpäeva üleriigiliselt, kuid ametlikku vastust sellele ei tulnud. Tegelikult me nüüd väga pikalt ja põhjalikult arutasime seda haiguspäevade hüvitise muudatusi tööandjate ametiühingutega ja see praegu kehtiv süsteem, see 2. kuni 5. tööandja, edasi haigekassa on siis see nii-öelda kompromiss, kuhu kolmepoolselt jõuti, kuna arusaadavalt haigushüvitissüsteemi muutmine puudutab nii tööandjaid, nii töötajaid kui riiki ja toona siis leiti kolmepoolselt, et see on nendest võimalikest variantidest kõige põhjendatum. Kas teie meelest peaks praeguses olukorras olema nii, et kui te haiguslehe võtate, siis hakkate raha saama kohe esimesest haiguspäevast? Ma ei oleks vastu sellele. Ma ei tea, miks mitte. Jah, peaks küll. Miks peaks? Sest et see distsiplineeriks inimesi rohkem jääma koju kohe esimesest päevast, kui on mingisugused väiksemadki haigussümptomid. Kas teil on kunagi olnud niimoodi, et olete haigena pidanud ka tööle minema? Võimalik. Olete lausa miks te olete haigena tööle läinud? Kuna tuleb teenida. I work at the embassy, so we're not allowed to go to work, of course, if we're sick. So, and we also have very strict rules about when to go to work and not. So at the moment we're working only part of the personnel is going to work and the rest is staying at home, working from home, stuff like that. No enne koroonat oli nagu selles mõttes nohu ja keha oli nagu ükskõik nii-öelda. Praegu pigem ei läheks. Aga mis motiveeris teid ikkagi minema, kui nohu ja kõhal, et miks te koju puhkama ei jäänud? Ja, töö tuleb ära teha ju. Süüa tahaks ka ju. Ja. Praegu tuleks ikkagi mõelda, et selle nakkuse laialdase levikuga kaasnevad kulud on suuremad, samuti see, kui see nakkus viiakse töökohta ja seal nakatub märksa rohkem inimesi. Nii et mina igal juhul pooldaksin seda, et inimene saaks oma kodusoleku ja haigena kodusoleku aja hüvitatud ka isolatsioonis oleku ajal. Meil on päris palju majanduslikus raskuses olevaid inimesi, kes tõesti loevad iga eurot oma rahakotis, et siis on see väga tänuväärne otsus, et see tegelikult on väga suur samm inimest väärtustava töökeskkonna poole, et ta ei pea valima nagu töö ja tervise vahel. Linna poolt makstavat haigushüvitist saab hakata taotlema tagasiulatuvalt alates 15. aprillist nii e-taotluskeskkonnas kui ka linnaosa valitsuse teenindussaalis. Esialgse plaani järgi kehtib meede aprilli lõpuni, kuid vajadusel seda pikendatakse. Jätkame nüüd stuudios. Sel nädalal teavitas linnavalitsus otsustest, mis tõenäoliselt praegusel raskel ajal mõjutavad paljusid meist. Täpsemalt räägimegi neist siin stuudios Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga. Tere õhtust! Tere! Kuidas linnavalitsus jõudis sellise paljude jaoks üllatava otsuseni, et hakata kompenseerima inimeste haiguslehti? No, probleem ei ole ju uus. Tegelikult me ju teame, et küllaltki palju
inimesi otsustavad vaatamata haigustamisele ikkagi tööle minna, sest inimesed kardavad kaotada osa enda sissetulekust. Mõned, ma arvan, võib-olla kardavad kaotada ka tööd, sest ei ole teada, mis võiks olla tööandja reaktsioon. Ja me selle meetmega soovime inimesi täiendavalt motiveerida haigustunnuste puhul ikkagi jääda koju ja ka inimesi täiendavalt toetada, eriti need inimesi, kelle sissetulek ei ole kõrge. Samas see meede on universaalne, sõltumata diagnoosist alates 25. märtsist saab iga tallinlane taotleda seda toetust ja sealhulgas ka inimesed, kes haiguslehe alusel peavad viibima eneseisolatsioonis. Kas sellise algatusega võiksid kaasa minna ka teised omavalitsused või peaks siiski riigi tasandil paika panema, et kõik elanikud saavad esimesest päevast hüvitatud? No, me alustasime sellest, et me pöördusime riigi valitsuse poole, sest meie arvates tõepoolest see meede võiks olla üleriigiline, sest mitte iga omavalitsus suudab seda meedet rakendada, sest see on küllaltki kallis meede. Meie praegu lähtume sellest, et Tallinnas keskmine haiguslehe päev maksab 26-27 eurot. Linna toetuse määr on 30 eurot. Jah, nagu ma ütlesin, see on mõeldud eelkõige nendele, kelle sissetulek on suhteliselt madal, aga taotleda saab iga tallinlane. Jah, see meede võiks olla üleriigiline. Teist aastat järjest olete teie ja linnajuhid otsustanud oma palgatõusust loobuda. Millist kokkuhoidu see linnale võimaldab? Noh, kui me vaatame linna eelarvet, linna eelarve on rohkem kui 800 miljonit, siis võib-olla umbes 45 000 eurot ei ole väga suur kokkuhoid, mida me saavutame sellega, et loobume palgatõusust. Aga ka see on raha. Näiteks selleks, et osta isikukaitsevahendid linlaste jaoks, mida me praegu jagame ka erinevate kampaaniate käigus. Aga tähtis minu arvates on antud juhul ikkagi sõnum, et praegusel raskel ajal, kui jällegi paljud inimesed kaotavad sissetuleku või nende sissetulek väheneb, et linnajuhid ei saa endale lubada sellist palgatõusu. Jah, ka linnajuhtidel koormus on kasvanud nagu ka teistel, aga praegu palgatõus ei oleks adekvaatne. Milliste linnatöötajate palgad siiski tõusevad sel aastal? Jah, et tõepoolest siin 2 aasta jooksul me teist kord otsustasime, et linnajuhid palgatõusu ei peaks saama, aga samas terve rida nagu töötajatest erinevatest valdkonnadest ikkagi seda palgatõusu saavad, ja perioodil 2019-2021 meil ainult palgatõusuks oli eraldatud täiendavalt 10-11 miljonit eurot. Haridustöötajad, sotsiaaltöötajad, kultuuritöötajad, noorsootöötajad ja ka selle aastal, jah, raske aasta, aga me eraldasime täiendavalt eelarves 800-900 000 eurot, et korraldada palgatõusu sotsiaalvaldkonna töötajatele. Praegu räägitakse hästi palju inimeste vaimsest tervisest, et tegelikult teie ja linnajuhid olete ikkagi praegu teatud surve all, et kuidas teie oma vaimset tervist hoiate? Ja pinge on kasvanud, tahaks loota, et vaatamata sellele, et me oleme jätkuvalt vaimselt terved.
Aga kui rääkida tõsiselt, siis see on tegelikult probleem. Inimesed on väga suure emotsionaalse surve all, et me näeme, et inimestel on raske praegu ja me just siin valdkonna abilinnapeaga just hiljuti arutasime võimalust eraldada täiendavalt vahendeid, et ka linna poolt toetada psühholoogilist nõustamist ja ma arvan, et seda tuleb teha. Väga tänan teid tulemast ja neid teemasid arutamast ning soovin teile palju jõudu ja tugevat tervist. Aitäh! Teeme vahepeal lühikese ülevaate teemadest, millest kirjutab homme ilmuv ajaleht Pealinn. Värskes ajalehes Pealinn. Esimese haiguspäeva hüvitis vähendab nakatumist töö juures. Perearstid tunnistavad, et neil on palju majanduslikes raskustes olevaid patsiente, kes tõesti loevad igat eurot rahakotis. Kahjuks ei usu paljud naised oma tütarde juttu ahistavast ja ähvardavast kasuisast. Lastekaitsjad nimetavad neid pimedateks emadeks. Politsei saab rohkem õigusi koroonale vilistajatele taltsutamiseks. Linnajuhid loobuvad oma palgatõusust, sotsiaalalatöötajate tasu aga tõusab. Pikem intervjuu teatrijuht Elmo Nüganeniga, kes tunnistab, et teatri eesmärk on anda inimestele lootust. Need ja teised teemad homme ilmuvas ajalehes Pealinn. Lehte saab tellida ka väljaspool Tallinna. Selleks tuleb pöörduda kohaliku postkontorisse või võtta ühendust oma kirjakandjaga. Mitmed kultuuritegijad on koroonakriisis oma tegevuse interneti üle kolinud. Kas virtuaalkultuuril on ka tulevikku pärast piirangute lõppu? Me oleme lihtsalt jõudnud üha rohkem veendumusele, et enam tagasiteed ei ole. Et kui juba on mindud näitusi üle kandma ka virtuaalplatvormile, siis seda me kindlasti jätkame ka tulevikus, hoolimata sellest, kas meil on mõnest viirusest tingitud pandeemia või ei ole. Heerolt tutvustab muuseumiks kujunenud martsipanitoa magusaid mälestusi, mida ilmestavad maailmas ainulaadsed martsipani kaunistused. Vaadake seda nukku. Algselt oli ta muidugi päris värviline, aga need toiduvärvid on ligikaudu 100 aasta jooksul ära pleekinud, on ainult silmadesse värvid jäänud. Tallinna panoraam jätkub nüüd taas kultuuriteemadel. Mitmed kultuuritegijad on koroonakriisis oma tegevuse interneti üle kolinud. Käisime uurimas, kuivõrd lihtne või keeruline on see olnud ning kas virtuaalplatvormidel on tulevikuga pärast piirangute lõppu. Taaskord on kultuuri nautimine pausi peale pandud. Suletud on teatrid, kontserdisaalid, muuseumid ja näitused. Kuidas sellest hoolimata olla pildil ja olla olemas ka publiku jaoks on küsimus, millega tegelevad mitmed kultuuriasutused. Tallinna kunstihoone virtuaalplatvormi valmimine täpselt eelmise kevade koroonapiirangute ajaks oli puhas juhus. Asja oli tegelikult juba pikalt ette valmistatud ja koroona ei olnud platvormi valmimise ajendiks. Vaatajal, kes sinna läheb, tal oleks võimalikult sarnane kogemus sellele, kui ta tuleb füüsiliselt näituse saali. Ehk siis ta saab ringi liikuda, ta ei pea vaatama teoseid ühest küljest, vaid ta saab ise valida oma positsiooni, ta saab lugeda nende näitustel olevate teoste kohta ja ta saab ise valida selle aja, kui kaua ta siis konkreetselt mingit teost vaatab. Virtuaalplatvorm tuli niivõrd hea, et juba eelmisel aastal kohe peale valmimist valis New York Times selle maailma ühe kõige tõhusamini kasutatavaks kunstinautimisplatvormiks. Virtuaalvaatamiste numbrid on kindlasti suuremad kui füüsiliselt külastanute numbrid. Seda just paljuski välismaiste külastajate arvelt. Me praegu veel Flo Kasearu näituse numbreid sealt virtuaalplatvormist ei tea, aga Mihkel Ilusa, Paul Kuimeti näitusel, mis siis oli eelmine suur näitus virtuaalplatvormis, seal külastajaid oli peaaegu 10 000. Ka Eesti Kunstimuuseum alustas eelmisel kevadel virtuaalmuuseumiga. Kunstimuuseumi peadirektori Sirje Helme sõnul oldi aasta tagasi tunduvalt entusiastlikumad kui praegu ja mõte e-tuuridest ja veebivõimalustest võeti kiiresti omaks. Et see oli selline entusiasm ja kõik, mis pähe tuli, kohe ruttu filmiti, kohe lasti publiku ette. Et see küsimus, mida, kellele, miks ja mille eest üldse ütleme, see e-ruumi lasta, et see on osutunud palju keerulisemaks kogu selle protsessi käigus. Hetkel pakub Kumu tasulisi e-tunde koolidele, samuti jõudsid hiljuti 2 muuseumi kunstinäitus Google Arts and Culture platvormile, kuhu plaanitakse üles panna ka uus püsiekspositsioon. Äsja suleti ka sügisest avatud olnud Egiptuse näitus, mille lõpetamise puhul tehti virtuaalne kuraatori loeng.
kujutame nüüd ette, et me oleksime küsinud raha selle eest. Kas see oleks olnud üldse võimalik ja kuidas on võimalik maksta? Selleks peab olema tehnoloogilised lahendused. Nii et see kõik on palju keerulisem. Eesti Riiklik Sümfooniaorkester teeb iga nädal poole koosseisuga proove, et anda reedeti kell 19 live-kontsert ERSO TV-s. Päevapileti saab soetada 3 euro eest ja koht esireas on tagatud. Korraga on laval mitte rohkem kui pool orkestrit, eelkõige siis puudutab see keelpille, kus me seoses sellega, et me peame hoidma teineteise vahelist distantsi, me oleme iga lava suuremaks selleks puhuks ehitanud, see seab küll teatud akustilisi väljakutseid meie seoses nende distantsidega, millega me ei ole harjunud ja mis akustiliselt ei ole ka ette nähtud. Virtuaalsete kontserditega alustati juba eelmisel kevadel. Mõtted sellest auti juba varem, aga koroonaviirus oli ERSO TV platvormi loomisel kiirendiks. See on selline suund, kuhu tihti ongi läinud orkestrid, mis ei tähenda seda, et kuidagi oleks mingisugustki märke sellest, et live-kontsert või päris kontsert kuhugi hakkaks kaduma või võiks kaduda või peaks kaduma, sellepärast, et ikkagi korraliku kontserdielamuse, nii nagu ka teatrielamuse, me seda videovahenduse ikkagi sellist ei saa nagu ikkagi saalis olla. Vene teater on aga pea ainus teater Tallinnas, kus hetkel reaalselt proove tehakse. Peamiselt valmistutakse sügishooajaks. Et aga näitlejate vaim virge püsiks ning publik teatrit ära ei unustaks, toob teater märtsis ja aprillis YouTube'i vahendusel vaatajateni lühižanre. Me teeme selliseid käsikirjalt põhinevaid, valmistatud, läbikirjutatud, läbimõeldud lühifilme, nimetame siis praegu niimoodi, mis räägivad teatrielust, seda, mida näitlejad kas siis proovisaalis teevad, kodus teevad, pisut humoorikas võtmes. Eelmisel kevadel näitas teater ka vanu lavastusi, siis sai aga selgeks, et täispikk etenduse formaat veebikeskkonnas ei toimi. See on ka põhjus, miks Vene teater ei plaani ette võtta suuremaid tehnoloogilisi arenguid, sest päris teater jääb Allikmaa sõnul ikkagi vahetuks kontaktiks publiku ja näitlejate vahel. Kõik need virtuaalsed asjad, mida tehakse ja püütakse kuidagi näidata, et ka nendel võib tulevik olla. Kindlasti on ka sellistel asjadel tarbijaid ja kindlasti on ka seal üht-teist põnevat, aga see on üks teine žanr. Kuivõrd võiks aga näituse ja muuseumisaalide tulevik olla osaliselt virtuaalplatvormidel? Küsimus on pigem selle e-levitamisega selline, et inimene jääb tegelikult ilma 2/3 oma elamusest. Ta saab informatsiooni, nii pildilist kui sõnalist informatsiooni, aga see, mille pärast tegelikult muuseumisse tullakse, see emotsioonide kogu, mis selle juures on, sellest jäävad ikkagi vaatajad ilma, mitte midagi teha ei ole. Ma usun seda, et üks toetab teist. Et seal võivad olla variandid, et inimene alguses vaatab virtuaalplatvormi, talle meeldib see, mida ta näeb ja ta selle tulemusena tuleb ka meile siia füüsiliselt kohale. Heroldi jutud on täna magusad ja kunstipäraselt kaunistatud. Meid ootab ees ringkäik martsipanitoas, mis peidab endas põnevaid ja maitsemeeli erutavaid sajandite vanuseid lugusid. Muinsustervitus. Me oleme sisenemas kohviku Maiasmokk martsipanituppa, mille on rajanud maiustuste vabrik Kalev 2 eesmärgil. Esiteks, et siin müüa oma toodetud martsipani ja šokolaadi. Hetkel see pood ei tööta. Teine ülesanne on aga luua siia martsipani muuseum, sest martsipan on aukartust äratava jaaga ja väga väärikas maius, mida tuntakse antiikajast peale. Kust tuleb sõna martsipan? Õigupoolest ladinakeelsest väljendist panis martius, marsileib. Mars on teatavasti sõjajumal ja arvati, et martsipan annab ikka meestele nägevat jõudu nii igas olukorras, mitte ainult sõjas, ka eraelus. Jaan Kross kirjutas ühe toreda muinasjutu Mardileib, millest ta püüab meid uskuma panna, et martsipan leiutati Tallinnas
Raeapteegis. Martsipani tooraineks on mandlipulber ja tuhksuhkur. Kuna mandlid meile ei kasva, siis tuuakse neid Ameerikast. Aga Georg Stude alustas martsipani tootmist 1870. aastatel ning Kalevi käsutus on osa nende vorme, millega valati mitmesuguseid kujukesi. Nagu näiteks see väike pardipoeg siin või poollond kõrvjänes või püstkõrvjänes või siin on veel tibulinnukesed ja palju muud. Ja vaadake, kui nüüd vormi pannakse see vedelmass, pressitakse, tekib kujukene, aga ta on niisugune hele ja igav visuaalselt. Ja selleks, et ta saaks siis kunstilise ilme, siin samas puldi taga istub tavaliselt kunstnik, kes pentsliga, kasutades kulinaarseid või toiduvärve, mis pole märgised, maalib need asjad säravaks. Kuigi vorme on vanemaid, aga esimene martsipanese siin väljapanekus on pärit esimesest Eesti ajast. Vaadake seda nukku. Algselt oli ta muidugi päris värviline, aga need toiduvärvid on ligikaudu 100 aasta jooksul ära pleekinud, on ainult silmadesse värvid jäänud, aga see on seotud ühe niisuguse ilusa looga. Nimelt, üks peigmees kinkis oma pruudile pulmadeks selle kujukese. Muidugi ilmselt lootuses, et varsti saavad nad ka mõne tütre. Ma ei tea, kuidas selle perega läks, aga Kalev on teinud selle tüdruku jäljenduse, aga märksa suuremana, et teda kõik märkaksid siin aknal reklaamina. Silme eest tikub lausa kirjuks võtma, kui me vaatame neid vitriine, mis on üleni täis väikesi kujukesi. Keda ja mida siin kõik ei ole. Aga ma tahaksin teile meenutada, eks ole, kustumatu jälle ka sündmus Tallinnas 1980. aasta Moskva olümpiamängude purjeregati. Meie nüüd on siin ka. Olge lahked Moskvast Karu Miška ja tema taga kohe 2 vigrit erineva värvi viimistustega, need toredad hülgepojad. Aga samas muidugi läheb selline kraam ju igas eas inimestele, ainult millega tuleb arvestada. Et kui te edaspidi ostate mõne martsipanist kujukese, siis tuleb see 3 kuu jooksul ära süüa, sest muidu muutub ta nii kõvaks, et võib hambad murda. Aga küllaltki palju sellest on ju niivõrd esteetiline, et ei tarvitsegi ära süüa, vaid võibki jääda koduvitriini meenutama mingisugust sündmust või tähtpäeva. Täiendavaks väärtuseks sellel väljapanekul on šokolaadi, martsipani ja ka karamellkommide pakendid, millest mõningad on lausa niisugused kunstiteosed, et võta või pane seina, raami ära või pane riiulisse aastakümneteks. Ja osa neist on siis plekist, osa on papist ja väga erinevas stiilis on neil kaanekujundusi. Nii eriti populaarsed on lillelised karbid. No võiks öelda, et Georg Stude juures toodeti ka nii-öelda kalendaarset martsipani, kuni võiks öelda, et teatud tähtsamatel pühadel oleks ka vastava teemaga kujud. No, olge lahked, näete, siin on terve tropikond jõuluvanasid ja pöialpoiss. Samas siin kõrval on südamekujulisi martsipaniga maalitud. No need näiteks tänapäeval võiksid sobida sõbrapäeva kingitusteks. Aga siin natuke madalamal ja mõnel pool mujalgi me näeme jäneseid ja mune, kes loomulikult sobivad eriti hästi lihavateks. Nõukogude ajal martsipani tavapoodides ei müüdud, kuigi seda toodeti. Seda võis saada ainult valuutapoest, sest ju siis arvati, et martsipan seostub roiskunud kapitalistliku ühiskonnaga. Erandaga tehti Moskva, Kremli, kongressisse paleele, kuhu seltsimees Leonid Brežnevi sünnipäeva teel meie Kalev pidi saatma suured kogused martsipani. Nüüd aga võiks öelda, martsipan on rehabiliteeritud ja kui
ta teile silma alla satub, siis nautigem seda nii visuaalselt kui ka keele peal. Tallinna Panoraami märtsi viimase nädala lood ongi vaadatud. Täname, et meie kolite. Ilusat algavat nädalat ja ees ootavad suurt reedet. Meie kohtume taas pühapäeval. Olge terved, vältige võimaluse korral kontakte ja nautigem kevadet.